edasi kolmanda Moosese 25. peatüki ja oleme siin jõudnud 10. salmi. Veel kord lihtsalt need, kes siin esimeses osas ei olnud, meil on tegemist Toora portsjoni lugemisega, mille nimi on Bahar, mis tähendab mäel ja mis hõlmab endas kolmanda Moosese 25. peatüki esimesest salmist kuni 26. peatüki teise salmini kogu seda osa ja tegeleb siis eelkõige vabastuse, juubeliaasta ja seitsmetega. Ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele maal. See olgu teile juubeliaastaks. Igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 50. aasta olgu teile juubeliaastaks. Ärge külvake, ärge lõigake ise võrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju. Sest juubeliaasta olgu teile püha. Sööge põllult, mida see ise kannab. Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale. Ja kui sa maaomandi oma ligimesele müüd või oma ligimeselt ostad, siis ärge üksteist tüsrake. Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeliaastat. Tema müügu sulle, arvestades saagiaastaid. Seevõrra, kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda. Ja seevõrra, kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda. Sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt. Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid katku oma Jahveed, sest mina olen Jahvee, teie Elohim. Tehke mu seaduste järele ning pidage mu kohtuseadusi ja täitke neid, et te võiksite maal julgesti elada. Teeme siin võib-olla ühe väikse pausi ja vaatame natuke. Üks väga huvitav sügav salm on 25.10. Ta ütleb ja pühitsege 50. aastat. See püha ja pühitsema on alati seotud heebreakeelse sõnaga kadosh, mis on siis eraldama, eraldage 50. aastat ja kuulutage vabaks laskmist. See on üks huvitav sõna nüüd, seesama vabaks laskmine. See on heebreakeelse sõna deror ja see tähendab vabadus, eesõigus, vabalt jooksma, voolama või nagu pääsuke, nagu lind. Ja seal, kus on meil tõlgitud juubeliaasta, seal on sõna joveel. Rääkisime sellest alguses, et see on üks nimetus jäärasarvele. See tähendabki nagu puhumist, juubeliaasta puhumist. Ja see on ka jäärasarv. Ja see on taastamise, naasmise, lunastuse aasta. Ja miks ta ütleb, et miks ta räägib nendest kogu aeg need numbrid, 50, 7. Kui me siin üle-eelmise Toora portsjoni ajal rääkisime, et me oleme Oomeri lugemises praegu. Oomer, mis algab pärast paasapüha, tähendab tegelikult ta jääb selle hapnemata leibadepühade sisse ja hakatakse lugema Oomerit. Loetakse iga päev. Täna 28. mail aastal 2016 on meil 35. Oomer. See lugemine tähendab seda, et me oleksime ette valmistunud. Sellepärast, et Oomer, ma praegu väga sügavalt sinna ei lähe, aga Oomer tähendab ka, see tähendab viljavihku, see tähendab tegelikult nagu siis kuivaine mõõtühikut. Ja Oomer tähendab samamoodi ka lugema, loendama, häälega midagi loendama. Ja iga kord, kui sa siis loendad, kui sa jõuad, kusjuures ei ole mitte šabatit ei loendata, vaid igat päeva loendatakse. Ja lõpuks tuleb kokku 49 Oomerit ja lõpuks me jõuame 50. Ja nüüd me oleme 35. Oomeris. Ja iga kord, kui me seda loeme või loendame, siis me tegelikult teadlikult me ootame, me valmistume millekski. Ja kõik need aastad ja numbrid, nendel on
oluline tähendus, aga nad samamoodi tähendavad seda, et sa loendad, sa oled kogu aeg mingisuguses loendamises ja sa ei vaata mitte niivõrd minevikku, vaid sa ühesõnaga arvestad oma päevi ja aegu. Ta ütleb, et ma annan teile targa südamet, te oskaksite arvestada oma aegu ja päevi. Et me elaksime selles hetkes arvestades ja teades, kuigi me ei saa oma nii-öelda päästet ise valmistada, me ei saa oma tulevikku ise määrata, aga me oleme selles hetkes, kus me oleme ja siis me teame, kus kohas me oleme. Praegu me oleme 35. Oomeris ja Oomeri lugemine algab pärast Pessahit, hapnemata leibade püha sees. See lugemine, seda lugemist on võetud erinevate religioossete siis judaismi gruppide poolt erinevalt. Aga fakt on see, et see on taas 7 korda 7, võrdub 49 ja 50. päev pärast 49 Oomeri lugemist on Shavuot. See on nüüd järgmine piibellik püha, millesse me astume. Järgmine Moed või Moadim, see, mille kaudu tema ennast ilmutab. Ja see ei ole mitte 4 püha. Sellest me räägime hiljem, sellepärast, et meil on veel sinna aega, aga tegelikult ortodoksed juudid loevad seda Oomerit alates 15. Avivist. See oli siis see, meil oli siis see Aviv, me rääkisime, et see oli aprillikuus, mis ei ole alati iganädalane šabat, mis on suur šabat. Aga messiaanlikud hakkavad seda lugema pärast iganädalast šabatit. Tähendab siis seda, et esimese uudsevilja vihu toomise päevast. Ja sellepärast peaks see Shavuot langema pühapäevale, mis on täpselt 7 nädalat pärast iganädalast Pessahi šabatit. Ja me jõuame 50. Me just rääkisime, 50. on juubel, Jovel. Ja see toob vabadusse. Nii et see Shavuot, mis on samamoodi 50. päev pärast lugemist, see on ka üks vabastuse hetk. Iisrael oli vabadusse toodud Egiptusest ja andis neile oma moadimmid, andis need oma seatud pühad kokkutulekud, mille läbi tema ennast ilmutas. Ja Iisraelis nad pidasid seda, nii et Iisraelis näiteks me vaatame ajaliselt, et 2. Moosese raamat, see oli see aeg, kus nad hakkasid liikuma Siinai mäe poole. Nii et kuni kuldvasika tegemiseni ei olnud praktiliselt Iisraeli rahva hulgas mitte ühtegi haiget inimest, mitte ühtegi haigust, neil on mitte ühtegi tõbe, neil on ühtegi viga. Sellepärast nad pidasid veel enne, kui Siinai mäe all oli Mošeele kirja pandud toora antud, nad juba siis pidasid neid. Aga siis nad ehitasid kuldvasika, millest kõik hädad alguse said. Isegi võiks öelda, et öeldakse, loomulikult inimese pattu langemine, inimese nii-öelda lahutatus Elohimist toimus Edeni aias. Toimus siis, kui nad kuulasid madu ja sõid keelatud puuviljast. Aga pärast seda võttis Jahve endale, valis selle ühe rahva välja, Iisraeli. Ja tegelikult ta tahtis sellest rahvast teha selle näidisrahva. Ta tahtis praktiliselt selle sama rahva kaudu tuua kõik tagasi sellesse Edeni suhtesse. Ja nüüd see, mis toimus kuldvasika tegemisel, see võrdus võiks öelda selle sama Aadama patuga, sellepärast et Jahve oli kutsunud terve Iisraeli, kõik 12 suguharu oli kutsunud olema pühaks preesterkonnaks, kuninglikuks preesterkonnaks, kellel ei oleks olnud mingisugust vahendajat vaja, täpselt samasse suhtesse tuua, nii nagu oli Aadamal ja Jahvel. Aga see kuldvasikaga nad tegid selle sama, nad rikkusid kogu seda nii-öelda Jahve plaan A-d. Ja sellepärast oli vaja Jahvel plaan B. See on täpselt see sama muster. Nii et veel kord, Jahve tahab, et me oleksime pidevalt ette valmistatud. Isegi siis, kui me ei tea seda päeva ja tundi, et me oleksime ootamas. Ja esimene Shavuot, see, millesse me nüüd jõuame, juunikuus, praegu on 35 Oomer kuni 50-ni. Ja see oli tegelikult see esimene Shavuot, mis toimus Siinai mäe all. See oli siis, kui Iisraeli lastele anti toora. Teine Shavuot, mida meie siin nüüd 4 pühana pühitseme, tähistame, see on nüüd siis, kui valati välja püha vaim. Et siin on nüüd 2 asja, tegelikult ühesõnaga see on üks ja sama sündmus.
lihtsalt vahepeal on palju, 2000 aastat esimesest Shavuotist kuni teise Shavuotini. See ei ole mingi nelipühi, vaid see on täpselt selle sama sündmuse jätk. Aga sellest me räägime siis, kui me jõuame lähemale Shavuotile. Aga endiselt see on oluline, sellepärast et siit tulevad esile need samad 7, 49, 50. Sellepärast pärast Jeshua surma ja ülestõusmist, kui ta käskis oma õpilasi oodata teda, isa tõotust, mis tuleb kõrgest, käskis neil olla Jeruusalemmas. Konkreetselt päeval, see oli nii oluline, et see päev oleks olnud see õige. See pidi olema Shavuoti päev ja see langes täpselt 50. päevale. Täpselt 50 päeva pärast seda, kui Jeshua oli üles võetud taevasse. Valati välja püha vaim. Taas seesama 7 korda 7, 50. Seesama, milles me praegult oleme, juubeli aasta, 50. 50 päeva pärast Jeshua surma ja ülestõusmist valati välja püha vaim, oli Shavuot. Ja vahepeal on 49 päeva, vahepeal on 7 korda 7. Ja kui me nüüd läheme tagasi selle 3. Moosese 25. salmi juurde, siis ta ütleb, et igaüks teist saab tagasi oma päris osale, igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. Kus on meie maa ja meie suguvõsa? Kui vaadata päris algusesse, siis on selleks päris alguses Eeden. Ja meie oleme ju teise Aadama järeltulijad. Ja edasi Iisraelimaa ja Abraham. Eedeniaed, teine Adam, Iisraelimaa ja Abraham. Muuseas, on väga suur tõenäosus, et see Eedeni aed asus Jeruusalemma kohal. On olemas palju märke, mis räägivad sellest, et see ei olnudki kuskil X kohtades taevastes, vaid see oli Jeruusalemma kohal. Terve Iisraeli rahvas täna kahjuks, kui rahvas ei pea kinni Shmita aastast, ei pea kinni juubeli aastast, kuigi nad elavad omal maal, aga nad kahjuks ei järgi kõiki neid nõudmisi, mis puudutab põllumajandust ja maad. Kuigi on ka neid, kes seda teevad. Ja näiteks religioossed rabid, ortodoksed juudid ütlevad kohati isegi, et seda seadust ei saa ennem järgida, kui kõik 12 Iisraeli suguharu on tagasi maal. Sellepärast, et nad on praegult veel osaliselt eksiilis. Aga mina isiklikult arvan, et nad peaksid ikkagi pidama seda Iisraelis juba täna. Sellepärast, et need printsiibid on samad, see põhimõte on sama ja see maa vajab endiselt puhkust. Ja nad on juba seal maal. Need, kes tänapäeval on Iisraelis, on sellel maal, millest 25. peatüki 1. salm räägib. Sest esimese lepingu ajal Iisrael ei pidanud neid puhkeaastaid, neid Shmita aastaid, neid 7 aastaid, neid Shabbati aastaid, ega ei andnud maale puhkust. Ja me näeme, et karistuseks laskis Jahve neil minna Paabeli pagendusse 70 aastaks, millest me ennem rääkisime. Sest nad ei olnud 490 aastat omal maal neid pidanud. Sellest räägivad 3. Moosese 26 peatükk 34 salm, teine ajaraamat 36-21, Jeremiia 24, 8-11. Aga sellest me räägime siis, kui me jõuame järgmisse Toora portsjonisse, kust kohast need karistusaastad tulid tegelikult. Ja huvitav on veel see, et 1. sajandil enne, kui Jeshua oli oma ülesande täitnud, veel enne seda, kui Jeshua oli tulnud, siis üks tuntud suur juudi rabi Hillel ja Gamaliel näiteks, kelle jalge ees rabi Shaul õppis, siis Hillel oli Gamalieli vanaisa. Ja nüüd see sama Hillel, tema muutis kogu selle juubeli seaduse lihtsalt ära. Ja ta rajas Iisraelis uue seaduse ja ta nimetati prosbul. Mis asi on prosbul? Prosbul tähendab nüüd seda, et kui me vaatame siis, kui sul on vaja laenu võtta, sa annad kellegile laenu ja sul on aega 49 aastat selleks, et oma laenu tagasi saada, siis sa annad seda hea meelega. Kui sul on, või võtame 7 aasta tsükli, Shabbati aasta.
aga kui sul on näiteks jäänud 1 aasta ja see vaene tuleb sinult laenu võtma, küsima, siis probleem tekkis selles, et need rikkad ei tahtnud enam laenu anda, sest nad teadsid, et selle 1 aasta jooksul või 2 aasta jooksul või isegi 3 aasta jooksul nad ei suuda seda laenu tagasi maksta. Ja nüüd siis see Rabbi Hillel, kes oli küll väga valgustatud, väga võitud, ta andis väga palju Iisraelile, tal olid väga palju ilmutuslikke ideid, aga probleem oli selles, et ta hoolis rohkem nendest rikastest kui vaestest. Ja nüüd siis seesama Prosbul, see nüüd kuulutas, et vahetult enne, see Prosbul oli nagu niuke ütleme siis välja kuulutatud seadus ja see Prosbul kuulutati alati välja 49. aastal või 48. aastal. See Prosbul tähendas seda, et kuigi piibel ütleb, et kõik võlad tuleb tagastada praegult oma rahvale, siis praegult me kehtestame Prosbuli ja me tühistame nende võlgade vabastuse. Sellepärast Jeshua ajal juba ei olnud seda seadust. Nad ei selles mõttes, et Iisrael ise ja kogu see religioosne ladvik, nemad ei pidanud, sellepärast et nad ei olnud huvitatud sellest. Aga mida kogu selle šmita, selle vabastuse ja võlgade andeks andmisega, mida see Jahve just tahabki, et need inimesed, kes on jäänud hammasrataste vahel, et nendel oleks võimalus. Mitte selleks, et aidata rikastel veel rikkamaks saada. Ja see tähendas seda, et kui siis 49. aastal see inimene, kes oli võlgu võtnud, see siis pidi täitma sellise nagu avalduse või kirjaliku deklaratsiooni kirjutama, et mina, see ja see sain laenu sellelt ja sellelt, sellel ajal, sellel aastal ja kuigi peaks olema võlgade tagastus mitte aastal, aga kuna on välja kuulutud Prosbul, siis ma kohustun kõik need võlad tagasi maksma. See ei kehti. Ja see ongi see, millest tegelikult Jahve räägib, ta hoiatab. Ta ütleb, et tehke nii, siis läheb nii. Kui te teete nii, siis te olete õnnistatud. Kui te ei tee nii, siis te olete neetud. Miks pärast Iisrael kukkus läbi osaliselt oma selles rollis olla rahvastele valguseks, just nimelt sellepärast, et nad kartsid inimest rohkem, nad pidasid iseenda arusaamisi kõrgemaks kui Jahve arusaami. Ja kuigi Jahve ütleb, et tehke nii ja ma tõotan teile, ma ütlen teile, et kui te 6. päeval võtate endale toidu, te ei pea minema šabati ajal enam toitu korjama, sellepärast, et kui te usaldate, siis mina varustan teid. Need inimesed, kes läksid korjama, siis see kõik läks ussitama. See, mis nad šabatil või nad üldse ei leidnudki sealt mitte midagi. Täpselt see sama. Seda Jeshua pidaski silmas, kui te ütlesite, et teete oma pärimustega tühjaks Jahve sõna. See on üks nendest pärimustest. Ja samamoodi kui seal ongi see variserid, nad üritasid kaitsta investoreid, laenuandjaid, aga mitte vaesemad inimesed. Ja kasutasid inimeste loogikat selle asemel, et kasutada Jahve mõtet, kes tahtis viia tegelikult selle maa majanduslikus mõttes tasakaalu taas. Tahtis anda neile võimaluse. Ja sellepärast Hillel, kes oli küll oma aja kohta väga tark, aga ta võttis endale õiguse. Ta võttis õiguse endale muuta toorat, mis toimub tänapäeval meie usklikus maailmas kristlaste hulgas. Teevad täpselt see sama asja. Mitte midagi ei ole uut siin maa peal ega päikese all. Nii nagu judaism on rikkunud toora seadusi, selle asemele valides inimeste seadusi. Täpselt sama asja on teinud kristlus. Ja kui nüüd meie siis ühesõnaga kristlus süüdistab, et need juudid, mida need kõik tegid, siis tegelikult on see peegel nendele endale või siis meile endale, kes mina olen samamoodi olnud selles süsteemis ja neid asju teinud. Et selles suhtes ei ole üks õigem kui teine. On ainult üks tee. Jeshua on ainus tee ka juutidele. Ja sellepärast Rabbi Shaul või Paulus, Rabbi Shaul oli tema õige nimi ja selleks ta ka jäi, oli üks neist, kes väga rõhutas vaeste aitamist ja lesknaiste ja orbude toetamist. Selle sama pärast, sest et ta teadis, et see šmita ja juubeliaasta seadused olid tühistatud. Ja see võttis ka leskedelt ja orbudelt võimaluse nullist alustada.
sest kui nad olid jäänud ilma toitjata, ilma peretoitjata, siis nad tegelikult olid sõltuvad ainult armust. Laenudest samamoodi. See on piibelik printsiip ja see õpetab igavesest võlast, mis on inimestel selles maailmas, kes on patuorjad. Jeshua tuli, et maksta see võlg. Mitte selleks, et me saaksime taas inimeste tehtud süsteemi ja selle maailma võlgnikeks, vaid sellepärast, et tuua meid tagasi isa koju. Tagasi isa südame juurde, tema seatud ajal. Või samamoodi see printsiip, kui ta ütleb, et jätke põllu ääred koristamata, meil oli eelmises Toora portsjonis, et ärge lõigake oma põllu ääri ja samamoodi jätke need mahavarisenud viinamarjad, mis on, jätke nad sinna maha, ärge korjake need ülesse. Sellepärast, et siis saavad vaesed tulla, saavad need tulla, kellel on vähem. Kelle võlad on vabastatud, aga nad saavad, ilma et nad oleks alandatud, siiski võtta, mis on üle jäänud ja toita ennast sellega. Ja nüüd see sama Tor, ma unustasin, ma juba hakkasin rääkima. See sama sõna seal, see vabastus, 25:10, heebrea keeles, mis on siis, kus oli? See sama, kuulutage vabaks laskmist, see sama daror. Ja ma vaatasin, see on üks sõna, mis esineb väga harva piiblis. Kuskil 10 korda on ta üldse esinev. Jesaja 61:1 näiteks, kui ta ütleb, et Jahve Elohimi dror tähendab isiklik vabadus töökohustustest. Ja see, mida ma ütlesin, lendama nagu lind. Jesaja 61:1 ütleb, Jahve Elohimi vaim on minu peal, sest Jahve on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele. See on see sama sõna, dror, kuulutama dror vangidele ja avama pimedate silmi. Heebrealastele 9:22. Ja peaaegu kõik puhastatakse verega, Toora järgi ja ilma vere valamiseta ei ole vabastust olemas. Seda sama drori ei ole olemas. Ilma vereta ei ole juubelit olemas. Ja see on viis, kuidas maailm peab pidama juubeli aastat, kui Jeshua Messias on tõstetud kuninga autroonile Jeruusalemmas. Ja seda vabastust, seda joveeli oli tegelikult õigus välja kuulutada kas ülempreestritel või kuningatel. See oli seotud just nimelt selle nii-öelda kuningriigiga. See on see lepingu ja kuningriigi terminoloogia. Üks neist, kes seda tegi tolleaegses Lähis-Idas, ta ei olnud küll Jahve usklik, ta ei olnud küll lepingus. See oli Pärsia kuningas Koores. Sellest räägib Esra, prohvet Esra esimeses peatükis 1-10. Ja tema oma esimesel valitsusaastal andis välja kuningliku dekreedi, et vabastada eksiilis olevad juudid. Need samad, kes olid Paabelis, pagenduses. Ja israeliidid, et nad saaksid naasta oma maale, ehitada üles tempel ja taas rajada seal oma valitsus. Kusjuures huvitav on see, et Kores aramea keeles tähendab sulatusahju omistaja. Ja Jeshua kuulutas sama asja kui kuninglik sõnumitooja. Kuningate kuningas Jeshua kuulutas ta sama asja. Luuka evangeeliumi 4. peatükis 18-19. See on meie tänase Toora portsjoni uue lepingu Brit Hadashah kirjakoht. Ja kui me jõuame, siis me loeme seda. Aga tegelikult ta tsiteerib, Jeshua tsiteeritab seda sama Jesaja 61. peatüki esimest 2 salmi. Ja ta kuulutas tegelikult, Jeshua kuulutas ennast olevat kuninglik saadik otse kuninga juurest. Aga tolle aja vaimsed liidrid olid nii korrumpeerunud ja nii ustavad Roomale ja Herodesele, et nad lihtsalt ei võtnud seda tõena. Nad ei tahtnud seda vabadust saada, millest Jahve oma kuningliku saadiku oma poja kaudu kuulutas. Ja sellepärast, kui me nüüd võtame, et see sõna on niivõrd harva esinev, siis me ei saa seda kasutada ükskõik milleks. See sõna, dror, see viitab ühiskonna
terve kogukonna, maa, ühiskonna, mitte üksikisiku niivõrd, kui ainult, mitte üksikisiku ainult, aga ühiskonna, kogukonna reformidele. Nendele viisidele, kuidas kuningas omal maal, mille ta on andnud kasutada. See on tema maa, tema rahvale. Väljendab oma suveräänsust, oma valitsemisõigust, oma korda, oma kaitset tema riigis. Seal maal elava rahva vastu. Nii, siis me lugesime veel 23.11. See on ka üks väga huvitav heebreakeelne väljend. 50. aasta, olgu teile Joveli aastaks. Ärge külvake, ärge lõigake ise võrsunud vilja. Ja meil on tõlgitud, et ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju. Aga heebrea keeles on see sõna nazira. Ja nazira tähendab pügamata. Aga see tähendab ka krooni või pärga, mille kaudu keegi eraldatakse millegi jaoks. See tähendab siis, et nagu Nasiir. Nasiir oli siis see, kes võttis endale Jahvees vande. Ta eraldas ennast mingisuguseks ajaks. Selleks, et tulla lähemale, selleks, et saada puhastatud, selleks, et saada pühitsetud. Näiteks Rabbi Shaul, Paulus, tema samamoodi oli võtnud Nasiiri vande. Ja Nasiiril olid teatud siis piirangud, mida ta ei tohtinud näiteks teha. Ja need olid samamoodi need viinamarjad, kui ta räägib siin 50. aasta, olgu teile juubeli aastaks, ärge noppige neid pühendatud Jahveele eraldatud viinamarju. Ärge puudutage neid, sest et need on konkreetselt temale jäetud. Need on need pügamata, sellepärast Nasiir ei tohtinud lõigata oma juukseid. Ja siit tulebki see, nad on nagu need Nasiiri viinamarjad, need, kes on pügamata, need, kes on, kelle juuksed ei ole lõigatud, need, kes on eraldatud. Ja meie oleme prohvetlikult ajas, me oleme pügamata veini ajas. Tegelikult. Igal ühel on oma arusaamad sellest. Aga kui see hetk saabub, siis see saab olema nagu äratuskell leegetele usklikele. Keegi arvab, et mul on hea elu, käin oma koeraga jalutamas ja töökoht on ja korralik palk ja saan nädalavahetustel kõrtsus käia ja kõik siuksed asjad. Aga tegelikult see on see, et ära võta neid asju, mis on temale eraldatud. Ja kui tuleb see aeg, siis ole valmis selleks. Ja selleks, et olla pügamata viinamari eraldatud, see tähendabki seda, et me eraldame ennast temale. See tähendab ka, et me oleme nagu maailma mõttes nagu pügamata, me oleme nagu kasimata võib-olla maailma mõttes. Sellepärast see Simson, kes oli üks nendest nasiiridest, kes oma juuksid ei lõiganud ja kes selle läbi tegelikult nendes juustes oligi tema vägi. Sellepärast, et juba ema üsast saadik talle kuulutati ette, et temast saab Jahveele eraldatud nasiir. Ta küll pressis vastu sellele, ta küll mässas selle vastu, aga lõpuks tema viimane surm oli täielik häving Iisraeli vaenlastele, selle tema surma läbi. Ta eraldas tegelikult terve tema elu oli nasiiri elu. Kui need, kes ütleme, piibli kohaselt võtavad nasiiri vande, siis on mingisugune teatud periood, näiteks kus pool aastat, aasta, kuidas keegi. Aga Samson, tema oli terveks eluks kutsutud nasiiriks. Terveks eluks eraldama ennast. Ja see läheb midagi maksma. Olla nasiir, olla see pügamata viinamari, olla temale eraldatud, mida keegi teine ei tohi noppida. See läheb midagi maksma. Armu evangeelium. Nasiiri põhimõte ei ole olla kogu maailmaga. Ei ole olla igale ühele. Mitte igaüks ei tule sind noppima, kui sa oled nasiir. See on seotud otseselt meie lunastusega. Tegelikult räägib Johanan, mitte Johannes, vaid Johanan ben Sakaaria. Sakaaria poeg Johanan, kastja. Räägib Jeshuast, kes oli, ma ei tea, kas ta oli Johanani õpilane, aga on olemas Qumrani kogukond, kuhu ennast eraldasid esseenid. Ja üks Jeshua jüngritest oli samamoodi esseen. Esseenide kogukond oli, nad ennast nimetasid ise valguse poegadeks. Ja nemad elasid siis väljaspool Jeruusalemma kõrbes.
ja me teame, et Johanan, tema samamoodi veetis enamus oma teadlikust elust siin maa peal kõrbes. Ta käis, kutsus inimesi Jordani juurde kastma, meeleparanduskastmiseks. Aga tegelikult ta elas arvatavasti selles esseenide kogukonnas. Ja väga võimalik, kuna ta oli tegelikult Jeshua sugulane. Ta oli 3 aastat vanem, kui oli Jeshua. Ja ma arvan, et ta tundis ja teadis Jeshuat võib-olla sellest samast Qumrani kogukonnast, sellepärast et need inimesed, need esseenid, kes sinna kogunesid, nad tegelesid piibli ümberkirjutamisega ja samamoodi nad kuulutasid, et nad ootavad õpetajat. Nad ootavad seda tõelist õpetajat. Nemad olid valguse pojad ja nad lahkusid Jeruusalemmast sellepärast, et kogu see religioosne ladvik Jeruusalemmas, nad olid täielikult korrumpeerunud, sest preestri ametit osteti juba raha eest. Nad ei olnud enam leviidi liinipidi preestrid. Ja sellepärast otsustasidki esseenid sealt lahkuda. Nad olid nagu oma kogukonna loonud. Ja nad olidki eraldatud, nad maksid selles mõttes hinda. Näiteks kui Jeshua ütleb oma jüngritele, et enne Pessachit, et kui te lähete linna, siis te leiate ühe mehe, kes kannab veekruusi pea peal. Tol ajal veekruusi kandsid ainult naised. Kui mees kandis veekruusi pea peal, tähendas seda, et selles kogukonnas ei olnud naisi. Ja esseenide kogukond koosnes praktiliselt meestest. Nad olid enamus abielutud seal. Ja sellepärast on põhjust arvata, et see viimane õhtusöömaaeg, mida Jeshua oma jüngritega sõi, see toimus just nimelt esseenide kogukonnas. Kuigi see oli Jeruusalemmas sees. Aga esseenidel olid ka teatud sellised nagu väiksemad grupid, mis olid ka Jeruusalemmas linnas. Ja kui ta ütles, et ütelge sellele mehele, et õpetaja vajab seda, siis see sõna õpetaja pidi sellele mehele olema teada. Ja esseenide kogukond oli ainus, kes teadsid, et nemad ootasid õpetajat. Ja kui me nüüd räägime siin Johananist, siis see on lihtsalt väike niisugune nagu kõrvalepõige võib-olla. Et võimalik, et kuna seal esseenide kogukonnas, kui inimene sai 30, siis ta pühitseti selle kogukonna vanemaks. Ja kuna nüüd ja pärast seda, kui ta oli pühitsetud kogukonna vanemaks, läkitati ta välja teenima, nii nagu Jeshuagi. Kui ta läks sinna Jordani äärde ja sai kastetud, siis ta oli parasjagu just saanud 30 või umbes niimoodi. Ja sellepärast see, mida Johanan seal tegi, siis ma arvan, et Johanan ütlebki, et see, kes oli enne mind, tuleb pärast mind. See, keda ta tundis ennem, ta arvas, võib-olla oli isegi Jeshua üks tema õpilastest, Johanani. Ja 1. Moose 49:26. Me räägime nüüd taas sellest, et kes oli esimene nasiir? Ilmselgelt oli Jeshua oli ka nasiir ja Johanan oli nasiir, sellepärast, et ka tema oli eraldatud. Ka tema ei lõiganud oma juukseid. Sellest ei räägi küll otseselt piibel, aga ta räägib ühesõnaga, mida ta sõi. Tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi. See kõik, mis naturaalselt kasvas. Ja kes oli esimene nasiir? Sellepärast, et see nii-öelda viinamari, see temale eraldatud viinamari, millest me rääkisime. Ja ta ütleb siin 1. Moose 49:26. Su isa õnnistused ületavad. Ta räägib siin nüüd Jaakovist. Ja siin on meil eesti keelde taas mingisugune natukene abrakadabra tõlge. Ta ütleb siin eesti keeles, et sinu isa õnnistused ületavad igaveste mägede õnnistused. Enam kui igaveste mägede ürgsete küngate ihaldused annid. Aga tegelikult, kuna hebrekeeles on sõna har, mis on mägi, aga siin ei ole sõna har, mitte mägi, vaid siin on har, hara. See tähendab lapse ootele jääma, lapsega koos olema või siis ka esivanemat või esiisa. Et kui seda kirja kohta siin otse hebrekeeles tõlkida, siis ta ütleb, et sinu isa õnnistused ületavad minu esiisade õnnistused enam kui igaveste mägede piirid. Et ütleb, et need tulgu Joosepi pea peale, krooniks tema pea peale, mis eraldab teda tema vendadest. Ja Joosep oli eraldatud vendadest. Joosep oli see, kes müüdi Egiptuses orjaks.
ja nüüd siin see sõna taas, Nazir. Esimene Moose 49:26 peatüki, siis see, kus ta ütleb, et eesti keeles seda sõna ei olegi siin, vaid eesti keeles on lihtsalt krooniks tema pea peale, oma vendade vürsti pealaele, aga siin on tegelikult, et see oli Joosepi pea peal krooniks ja see kroon eraldas teda tema vendadest ja nüüd see sõna eraldas ongi Nazir. Olla krooniks, olla kroonitud tähendab olla eraldatud. Esimene Nazir oli Joosep, kes lunastas maa. Ta müüdi Egiptusesse orjaks ja tänu sellele, et ta tõsteti seal kuninga asemikuks, tänu sellele, et ta korjas vilja, tänu sellele ta tegelikult päästis Iisraeli maa, sellepärast, et ta hoidis elus näljasurma eest. Ja viimane Nazir, kes lunastas maa, oli Jeshua, kelle poeg? Joosepi poeg. Nii et Joosep oli esimene Nazir, et maad lunastada. Jeshua oli selle sama. Ta ei olnud otseselt, ta oli Juuda suguharust, aga ta oli Joosepi poeg, sest kõigepealt ta tuli kui kannatav sulane, Joosepi poeg, et maad lunastada. Ja siin ütleb Luuka 1:15, sest ta peab olema suur Jahvees ja veini ega vägijooki ei jooda mitte. Ta räägib siin Johannanist ja ta täitub püha vaimuga juba oma ema ihus. Need on Nasiiri tingimused, need on Nasiiri tunnusjooned. Nasiiril oli keelatud igasugust viinamarja toodet tarbida, isegi mitte süüa viinamarja. Rääkimata veini joomisest, veini ja vägijooki. Ja ta täitub püha vaimuga juba oma ema ihus ja see on teine üks Nasiiri tunnuseid, ta täitub püha, nii nagu Simson täitus püha vaimuga. Nii nagu Samuel täitus püha vaimuga ema ihus. Ja loomulikult, kui ta räägib, kuidas Elisabeth, see jäi lapse ootele. Ja siis kui Mirjam, Jeshua ema, tuli teda tervitama, kui ta oli juba rase, kui ta juba ootas tegelikult Johannani, oma poega. Ja kui Mirjam astus uksest sisse, siis ta ütleb, et ja siis laps hüppas tema sees. Püha vaim puudutas seda Johannani, kes oli samamoodi Nasiiriks. Ja Luuka 7:33 ütleb, sest kastja Johannan on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini ja te ütlete, et tal on kuri vaim. Nasiirid olid kõrgemal kui Kaifase korrumpeerunud seltskond. Ja kui me nüüd rääkisime sellest, et kus on meie maa, kus on meie kogukond, kuhu me tagasi peaksime tulema. Siin me oleme tasapisi läinud, võib-olla see on natukene pikk teekond, aga see on see, mida Jumala vaim näitab. Siis miks pärast on Nasiir seotud just nimelt maa lunastamisega? Kui me rääkisime, et Joosep oli esimene Nasiir, siis ta lunastas mitte niivõrd üksikisiku tasemel, kuivõrd ka seda maad, tervet kogu loodut. Jeshua samamoodi, ta ei tulnud lunastama mitte ainult üksikisikut, vaid ta tuli lunastama tervet seda maad. Esimene Moosese 3:17 räägib, aga Aadamale ta ütles, Jahve ütles Aadamale, et sa kuulasid oma naise sõnu ja sõid puust, millest ma sind keelasin, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumiste pärast. Maapind sai neetuks. Patu langemine ei toonud needust mitte ainult inimese peale, vaid ta tõi maapinna peale. Kogu maa peale. Ja mis pärast seda juhtub? Ta ütleb, vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja ja see maa peab sulle kasvatama. Meil on eesti keelde tõlgitud kibuvitsu ja ohakaid. Ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Aga heebrea keeles siin on mitte lihtsalt kibuvits, aga siin on lihtsalt nagu midagi okkalist, okastega. Okkalist ja ogalist taime ja ohakaid. Samamoodi midagi okkalist. Ja esimene inimene oli seatud hooldama seda aeda, aga mitte omama. Ja hetkest, mil Aadam võttis sellest keelatud puuviljast, sellega rüvetades maa, võeti talle ära, mis asi, õigus seal maal vilja koguda.
õigus seal maal külvata, õigus seal maal lõigata. Ja esimese needusena andis Jahve neile mis asja? Okkaid ja veel kord okkaid. Eestlased tahavad ikka kõike nagu Eestis, kibuvitsad nagu Eestis. Aga tegelikult ei ole siin silmas peetud mitte kibuvitsu, vaid eelkõige on see akaatsiapuu, okkaline akaatsiapuu. Ja need okkalised taimed olid juba seal Eedenis. Ja nagu ma aru saan, koosnes see Eeden 3 osast. See oli nagu keskne osa, seal kus Jahve kohtus Aadamaga. Siis oli aed ja siis oli maa. Just nagu tempel, mis koosneb pühamast paigast, kõige pühamast paigast, siis pühast paigast ja siis tuleb see nii-öelda see maa, see eesõu. Ja võiks öelda, et Aadam ja Havva, mitte Eeva, vaid Havva, visati välja sinna välimisse õue, eesõue. Selleks, et sulgeda ligipääs pühamasse paika. Ja Jeshua lunastus on samamoodi seotud maa lunastusega. Kui kaugele me jõudsime selle lugemisega? 18. 18, jah. 19. Ahah. Et loeme siis praegu, teeme niimoodi, et loeme siin praegu kuni 22. salmini ja siis teeme pausi. Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti. Ja kui te küsite, mida me sööme 7. aastal, vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki. Siis ma saadan teile 6. aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki 3 aastaks. Ja kui te külvate 8. aastal, siis on teil veel süüa tunamullusest saagist kuni 9. aastani. Seni kui jõuab selle saak, on teil süüa vana. Jah, see on nüüd 3-kordne õnnistus. Kui šabatil ta ütleb, et 6. päeval ma annan teile 2 päeva toidu, siis siin ta räägib 3-kordsest õnnistusest. Sest ta ütleb, et kui 6. aastal ma annan teile õnnistuse. Tähendab seda, et 7. aasta on šabati aasta, siis ärge külvake, ärge lõigake. 8. aasta, ärge külvake, ärge lõigake. Ja 9. aastal nad saavad süüa veel sellest õnnistusest, mis anti 6. aastal. Ja et see on 3-kordne õnnistus. Sest ta küsib, et mida me sööme 7. aastal. Aga ta ütleb, et mitte ainult 7. aastal, vaid 8. aastal sööte veel ja 9. ka sellest, mida ma olen teile andnud, kui te olete ustavad ja peate seda. Sest ta ütleb, et mina annan, maa annab teile vilja, et te sööte küllastuseni ja elate julgesti. Halleluuja. Kui te peate mu seadusi ja täidate neid, et te võiksite julgesti elada. Kui te täidate, siis te elate julgesti. Kui me teeme, mida ta ütleb, siis on meil julgus, et tema on ustav ja õige. Siis ja kui ja aga, igal pool on need. Teeme siis nüüd siin ühe pausi.